Hea sõber, soovin sulle õnnistatud pühapäeva ja uut nädalat. Teatud elulisi tõdemusi on vahel päris raske kuulda. Näiteks kui sulle öeldakse, et inimeste tunnustus ja lugupidamine ei loe mitte midagi. Aga tegelikult me teame, et ikka läheb korda küll. Ja kui sa selliseid tähelepanekuid kuuled, mis sellega siis peale hakata? Tänane evangeelium kõneleb just sellisest olukorrast. See on kirjas Mattuse evangeeliumi 16. peatükis 21. kuni 27. salmini. Sellest ajast peale hakkas Jeesus oma jüngritele selgitama, et ta peab minema Jeruusalemma ja palju kannatama vanemate ja ülempreestrite ja kirjatundjate poolt ning tapetama ja 3. päeval üles äratatama. Ja Peetrus viis ta kõrvale ning hakkas teda hoiatama. Jumal hoidku, issand, ärgu seda sulle sündigu. Tema aga pöördus ja ütles Peetrusele, tagane vastupanija. Sa oled mulle kiusatuseks. Sa ei mõtle Jumala, vaid inimese viisil. Siis Jeesus ütles oma jüngritele, kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist ja järgnegu mulle. Sest kes iganes tahab päästa oma elu, kaotab selle, aga kes iganes kaotab oma elu minu pärast, leiab selle. Sest mis kasu on inimesel, kui ta võidaks terve maailma, oma hingele teeks aga kahju. Või mis oleks inimesel anda ära oma hinge lunahinnaks? Sest inimese poeg tuleb oma isa kirkuses koos oma inglitega ja siis tema tasub igaühele selle tegusid mööda. See on Jumala sõna ja püha evangeelium. Jeesus on jõudnud koos jüngritega oma rännakute kõige kaugemasse piirkonda, Kaisarea Philippisse. Ja just siin hakkab ta selgitama oma missiooni karmi reaalsust. Tema tee viib varsti Jeruusalemma, kus teda ootavad kannatused, surm ja ülestõusmine. Ta ei luba oma jüngritele roosilist tulevikku ja maist edu, vaid kõneleb hoopis ristist. Kujutlegem nüüd seda olukorda. Alles hetk tagasi oli Peetrus esinenud julge usutunnistusega. Sina oled Messias, elava Jumala poeg. Kuid kohe, kui Jeesus hakkab rääkima kannatustest, ei taha ta sellest kuuldagi. Ta kutsub Jeesuse kõrvale ja hakkab teda lausa noomima. Jumal hoidku, issand, ärgu seda sulle sündigu. Inimlikult võttes on see arusaadav reaktsioon. Kes meist tahaks näha oma sõpra ja õpetajat kannatamas? Peetrus tahab näha võitu, aga mitte selleni viivad teed. Just siin peitub ka meie usuelu üks suurimaid ohte. Peetrus ei ole ju mingi ateist. Ta uskus Jumalasse ja Jeesusesse, kuid ta nägi Jumala plaani läbi oma ettekujutuste prisma. Sama juhtub ikka jälle ka meiega. Me tahaksime, et Jumal päästaks meid igast kitsikusest kohe ja kiiresti. Astume kooli uksest sisse ja juba ongi lõputunnistus käes. Kuid Jumala tee viib sageli läbi pingutuste, läbi vaikuse ja isegi läbi kaotuste. Igal juhul sisaldab see ka tööd, risti ja viletsust. Jeesuse vastus Peetrusele on üks kõige karmimaid etteheiteid terves evangeeliumis. Tagane vastupanija. Sa oled mulle kiusatuseks, sest sa ei mõtle Jumala, vaid inimese viisil. Alles oli Jeesus Peetrust nimetanud kaljuks, millele ta rajab oma koguduse. Nüüd on tast saanud tõesti
komistuskivi. Jeesus ütleb Peetrusele samad sõnad, millega ta oli tõrjunud saatana, kes pakkus talle võimalust saavutada võim ja enesepäästmine, aga ilma ristita. Aramaa keeles tähendab see tagane, õieti mine minu selja taha. Teiste sõnadega, mina käin sinu ees, mitte sina minu ees. Mine mu selja taha. Taevane Isa näitab meile tee, mida käia ja kuidas käia. Peetruse kiusatus oli Jeesust ristist päästa, kuid ilma ristita pole ülestõusmist ja lunastust. Tõeline jünger ei hakka Jeesust õpetama, vaid järgib teda. Jeesus kirjeldab seda järgimist sõnadega: kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist ja järgnegu mulle. Niisiis kutsutakse meid radikaalsele enesesalgamisele, kuid see ei tähenda enesehävitust. See tähendab vabanemist enesekesksusest. Meie südame troonil valitseb nüüd Kristus. Aga mis on see rist, mida peaksime kandma? Jeesuse kaasajal tähistas see kõige julmemat karistust neile, kes ei allunud valitsejatele. Sellega kaasnes täielik sotsiaalne häving. Just seda Peetrus kartiski kõige rohkem. Nii ei saa me tänagi risti kandmist ja mugavat äraelamist kuidagi paari panna. Igal juhul tähendab risti kandmine oma minast ja uhkusest loobumist. Rist juhib meid evangeeliumi kõige suurema paradoksini, sest kes iganes tahab päästa oma elu, kaotab selle, aga kes iganes kaotab oma elu minu pärast, leiab selle. Maailm meie ümber ütleb, hoia kinni, kaitse ennast, ole esimene. Jeesus ütleb, anna üle, järgne mulle, ole valmis teenima. Ja seejärel küsib ta meilt, sest mis kasu on inimesel sellest, kui ta võidaks terve maailma, oma hingele teeks aga kahju. Me oleme peaaegu kõike õppinud mõõtma. Me mõõdame sissetulekut, kinnisvara väärtust, sotsiaalmeedia jälgijate arvu ja ametialaseid saavutusi. Kuid Jeesus küsib meilt otse, mis saab sinu hingest? Sest me ei lähe viimsesse kohtusse mitte oma CV-ga. Igaviku valguses kaotavad kõik meie saavutused tähtsuse. Seal ei ole mitte see, kui palju meil on midagi elus kokku korjatud, vaid see, kelle päralt me oleme, on tähtis. Hea sõber, Jeesuse tee on ristitee. Kuuldes ristist tundus Peetrusele, et see on lõpp, kuid Jeesus nägi risti ülestõusmise valguses. Ta nägi uut algust. Ära unusta, et viimane sõna on alati issand ülestõusmisel. Sellepärast ära küsi, kuidas ma sellest või teisest ristist oma elus vabaneksin. Küsi, kuidas ma saaksin oma risti kanda koos Jeesusega. Palvetagem. Issand, andesta meile meie isekus. Kingi meile ustavust ja julgust salata iseennast ja järgida sind. Issand, aita meid kõndida risti teed, et jõuda sinu kirkusse. Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.